Tere armas kogudus, tervitus kõigile toredatele vaatajatele ja kuulajatele. Hea meel on alustada Toronto Eesti Baptisti koguduse virtuaaljumalateenistusega maikuu keskel. Kevad on üks imeline aeg, paljude jaoks kindlasti lemmikaasta aeg, kõige selle, kuidas loodus tärkab ja ärkab. Ja üks, mis iseloomustab kevadet, on see, et linnud hakkavad taas laulma. Küllap on neid ka, kes talviti laulavad, vähemalt varesed, kraaksuvad aasta ringi, aga kevadel juhtub midagi erilist, otse kui sünnib sümfoonia või lindude koor. Ja ma usun, et see on ka kuidagi teada, kui me mõtleme lindude peale kristlastena, et miks linnud laulavad, siis me ütleme ikka, et nad ülistavad Jumalat. Ja kindlasti nad loojad ülistavad, Jumala sõna ütleb seda, kogu loodu ülistab Jumalat, aga need on ka väga praktilised eesmärgid. Miks nad laulavad, on see siis oma territooriumi määratlemine, hüüdes, et mina olen siin, ära sina siia tule, see on minu territoorium, või siis oma potentsiaalsete partnerite ahvatlemiseks, enese näitamiseks, kellel kõige ilusam ja valjem laul, see on kõige parem partner. Või vaenlase eest hoiatamise jaoks linnud laulavad väga erinevatel põhjustel. Aga ma ei tea, kas sa oled küsinud seda, miks inimene laulab, sest ka inimesed ju laulavad. Mõni ütleb küll, et mina ei ole laululind, aga Jumal on meid inimkonnale kui sellisele andnud ande ja vajaduse laulda. Ja küll, jah, ka kui mõni inimene laulab väga hästi, see võib muutuda vastassugupoole jaoks atraktiivsemaks, aga see ei ole peamine eesmärk, miks me laulame. Enamasti ikkagi inimesed on laulmist rakendanud sellistel rituaalsetel ja religioossetel põhjustel juba vanadest aegadest saadik. Ja kui me mõtleme judaismi ja kristluse peale, siis muusikal on sealgi väga-väga oluline roll. Miks ma räägin laulmisest? Tänast pühapäeva kirikukalendris nimetatakse kantate pühapäevaks ja kantate on ladina keeles laulge. Laulge issandale uus laul. Ja Jumala sõna kohaselt vastates küsimusele, miks me laulame, Jumala sõna ütleb, et laulge sellepärast, et ta on teinud imelisi asju, laulge sellepärast, et ta on hea. Ja tänases jutluses tahame rääkida Jumala headusest, aga võib-olla veidi nii mõnegi jaoks ehmatava nurga alt küsides, et kui hea siis ikkagi Jumal on. Ja sinna sisse mahub ka küsimus, et kas ta on ikka hea. Selleks, mida ma täpselt kõige nende küsimustega mõtlen ja kuhu ma meid suunan, selleks tuleb oodata kuni jutluseni. Täna tõstavad oma hääle koguduse ansambel, lauldes Jumala headusest pärast jutlust, aga Marika on täna siis teenimas muusikaga koos Peetriga. Ja algussõnas juhatab meid palvele Ed McLean. Hea meel, et sa oled täna koos meiega. Jumal õnnistagu sind ja olgu kõik see, mis täna siin sünnib, õnnistuseks kogudusele ja ülistuseks Jumalale. Me alustame Jeesuse nimel. Sõber helde truu.
Good morning. It's good to be with you again today. Growing up on a farm in southern Ontario, on the outskirts of Brantford, on the long weekend of May, it was seen as the safe weekend to plant the garden, with hopefully those frosty nights behind you. We have to be a little bit more careful here in Wasaga Beach, and many people wait until the beginning of June before planting any vulnerable plants. I love this spring season, and although this year has come a little slower than the past couple years, the spring flowers and blossoms have faithfully come. Some blossoming trees like the magnolias are already wrapping up, and the lilacs are coming soon. Closer to ground, hostas are well on their way, and rose plants are preparing their first buds. But of course, not all is wonderful. It seems like various weeds are launching their invasion. They too come back, it seems, with a vengeance. Even before cutting the grass the first time, you can be certain of the dandelions and various challenging weeds. Our backyard has an infestation of what is called purple violet or wild violet. While the tiny purple flowers can look pretty, like even dandelions from a certain perspective, they spread and wreak havoc to the lawn, and they are difficult to eradicate, worse than dandelions, I'm afraid. Any gardener knows the challenges of the persistent weeds. The Bible informs us that weeds are a result of the fall of mankind. God said to Adam and Eve in Genesis 3:17, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field by the sweat of your brow. You will eat your food until you return to the ground." Thorns and thistles can represent all unwanted weeds that infest the ground. When I am working in the garden, it's good to be reminded that the weeds are not merely a frustration, but a reminder to us of our spiritual realities. For weeds do not merely infest the ground, they infest our hearts. A weed limits the good, saps precious resources, and left unaddressed brings destruction. It amazes me how fast weeds can take over. One of our neighbors moved in a little over 2 years ago. They decided to let the weeds grow, and now their lawn is mostly weeds. Now they have decided to take some action, but it will be much more challenging. Likewise, the seeds of sin are always ready to take deep root and grow abundantly. Just a few verses later in Genesis, we read these warning words to Cain, the first son of Adam and Eve. "Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Of course, the arching story of the Bible is that sin is proved to be more powerful than our own willpower. And ultimately, we hear these words from the Apostle Paul, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Romans 3:23. We all have weeds in the garden. Not one of us stands pure before God in our own righteousness. And it's worse than we might think. We can't fix ourselves, try as we might. But praise God, that is not the end of the story. No matter how much the weeds have taken over the garden of our hearts, the power and grace of God is greater still and can make us new and cause us to again bear good fruit. Yes, for all have sinned, fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace
through the redemption of Jesus Christ. No matter the power of sin, God's grace is greater still. So do weeds matter? Yes, in this life we are never done with the weeds, in the ground or in the soil of our own hearts. But true beauty can grow, and we can flourish, becoming more and more whom God intended us to be as God works in us. So may all our gardens flourish in the coming days, and even more, may we flourish as the power and love of Jesus shines through our lives. Let's pray together. Heavenly Father, we do thank you for the beauty of this spring season, but help us to also be mindful of the weeds, not merely in our gardens and flower beds, but the weeds in our hearts. Father, may we come to you regularly to confess our sins and know your grace that is greater than all our sins. May we know your forgiveness, and may you, by your power and love, create great beauty in our lives. Bless this service today and Pastor Timo as he speaks. Refresh our hearts today in your presence, for we pray in Jesus' name. Amen. Üks peamisi väiteid
või ka selliseid loosunglikke ütlemisi, mida me ikka aeg-ajalt kristlastena ütleme oma isiklikus elus, koguduses, kantslist, palvetades, lauldes, on see, et Jumal on hea. God is good all the time, God is good. Jumal on hea kogu aeg. Et see on nii iseenesestmõistetav, see on nii ilmne, et tundub lausa kummaline, kui sellest, ma ei tea, kas õpetada või rääkimata sellest, et kui see kuidagi kahtluse alla seada, et kui küsimusi küsida selle kohta, et kas ikkagi Jumal on hea või et kui ta on hea, siis kui hea ta on või kui ta on hea, siis mida see tähendab praktiliselt, kuidas see väljendab, et ta on hea. Ma olen pealkirjastanud tänase jutluse, kui hea Jumal on. See võib mõne jaoks tunduda lausa sellise pühaduse teotusena, et kas nüüd pastor paneb Jumala headuse kahtluse alla. Kui lubate, siis ma teatud mõttes seda teen. Ja seda just sellepärast, et nii palju on inimesi, kes on selle teemaga võitlemas ja esitamas seda küsimust. Võib-olla rohkem väljaspool kogudust, aga vaikselt oma südames võib-olla ka koguduse sees. Me väga avalikult nendest asjadest ei räägi, aga vähemalt küsides, et mida see praktiliselt tähendab, kui Jumal ütleb, et ta on hea või kui Jumala sõna ütleb, et Jumal on hea ja kuidas see kokku läheb nende konkreetsete olukordadega, mis minu elus on. Ma mõistan, et kui me hakkame rääkima Jumala kuidagi karakteristikast või olemusest, siis see on meie inimlik püüe määratleda Jumalat või kirjeldada Jumalat või vahel ka mõista Jumala üle kohut, seades siis iseennast ja oma arusaamisi, sellise moraali, õige ja vale, hea ja halva mõõdupuuks. Et ma annan kohe alguses sellest aru, et midagi sellist see saab olema ja kui me inimestena neid küsimusi esitame, siis midagi sellist see on. Aga kõigil sellel on ka, ma usun, ühel ausal rännakul selles elus oma koht. Need küsimused ei ole kaasaegsete inimeste küsimused ainult, et nüüd tänapäeval, kui on, ma ei tea, elu nii palju keerulisemaks läinud või räägitakse palju vaimse elu probleem, vaimse tervise probleemidest või millest iganes, et see raske elu, et need on kaasaja inimese küsimused. Neid küsimusi on küsitud läbi aegade. Piibli vanimas raamatus, Hiobi raamatus on küsimus, kas sinu meelest on hea, et sa rõhud mind ja et sa põlgad oma kätetööd, küsib üks Jumala kartlik, ustav mees, Hiob. Esitab Jumalale küsimuse, kas sinu meelest on see hea, on see nagu normaalne, kui sa rõhud mind ja põlgad oma kätetööd. See on see, mida Hiob tundis. No nagu ma ütlesin, me oleme üle ujutatud nendest fraasidest, et Jumal on hea kogu aeg või on tonnide viisi jutlusi peetud, et elu on raske, aga Jumal on hea. Olen isegi seda fraasi kasutanud. Või et Jumal on armastus. Nii Jumala sõna kirjutab, Jumal on armastus. Seisab see mitmete koguduste loosungina seina peal kirikutes. Või issand on hea ja tema heldus kestab igavesti. Taas Jumala sõna. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Või Jumala armastuse jaoks ei ole keegi liiga kaugel ja neid ütlusi nii piiblist kui väljaspool piiblit, neid on küll ja veel. Jumal on hea. Ja see kõik on õige. Ja nagu ma ütlesin, paljud nendest on piibli kirjakohad, aga siis tuleb keegi, kes ütleb, okei, see võib olla kõik kuskil kirjas. Aga teate, ma loen piiblist ühest teistsugusest Jumalast. Ma hakkasin lugema piiblit ja ma näen seal ühte teistsugust Jumalat. Ma loen Jumalast, kes hävitab veeuputusega sisuliselt terve inimkonna. Vanurid, vigased, naised, lapsed. Ja see küsimus tekib, et kas see lõputult tark, lõputult armastav, lõputult intelligentne, lõputult võimas Jumal tõesti ei leidnud ühtegi teist võimalust kuidagi selle olukorra lahendamiseks, kui hävitada inimesed. Või ma loen Jumalast, kes käskis Abrahamil tappa oma poeg. Ja okei,
ta sekkus vahele, ta ei lubanud seda lõpuni viia seda, aga juba see mõte, et ma katsun, ma testin sind, ma panen sind proovil läbi selle, et ütlen sulle, et tapa oma poeg. Tundub kaugel ühest heast ja targast Jumalast. Või ma loen Jumalast, kes põletas maha Soodoma ja Gomorra. Ma loen Jumalast, kes käskis Moosesel tappa 3000 iisraellast, kui need olid kuldvasikat kummardunud. Ta käskis halastamatult tappa pagan rahvaid, alustades, ma ei tea, lastest ja lõpetades vanuritega. See on see Jumal, kellest ma loen. Jumal lasi Egiptust laastada Egiptuse nuhtlustega ja kõige viimane oli see, kui surid väikesed poisid perekondades. Ja seda loetelu võiks lõputult jätkata. Ja seda kõike teeb seda sama Jumal, kellest me täna laulame, kui kellestki, kes on lõputult hea, kelle armastusel ei ole piire, kelle heldus ja headus on igal pool, üle igaühe ja nii edasi. Jäägitult armastav. Ütlen kohe, et mul ei ole head teoloogilist ja kõike rahuldavat vastust kõikidele nendele lugudele ja üldistavalt, et miks Jumal niimoodi käitus, miks Jumal niimoodi tegi. Ja ma arvan, et ka iga teoloog, kes seda teemat käsitleb, kui ta aus on, peab ütlema seda, et mul ei ole lõplikult seletatavat vastust sellele. Räägitakse erinevatest põhjustest, erinevatest seletustest, mis puudutab sellist Jumala meile tunduvat sükst jõhkrust ja kompromissitust, isegi äärmuslikust pattu ja patustesse suhtumisel. Siis räägitakse, võrreldakse seda nagu kirurgi tööga, et kuna Jumal oli valinud ühe rahva ja see rahvas oli kutsutud käima Jumala seaduste kohaselt, käima koos Jumalaga. Nad pidi olema nagu mudelrahvas, et mida tähendab elu koos Jumalaga, võrreldes muust kontekstist, mis tähendab elada selle maailma vürsti seaduste kohaselt. Ja Iisraeli rahvas oli nagu täiesti eristuv laik keset pagan rahvaid. Ja nüüd seal, kus nad liikusid, seal nii mõneski kohas Jumal ütles, et kui te mõne rahvaga kokku puutute, need teile vastu tulevad, siis hävitage need viimseni, laste vanuriteni välja. Et see on nagu arst, või kirurg, kes toimetab vähiga, pahaloomulise kasvajaga inimese organismis, et ta oma suurest halastusest ei jäta midagi sinna järgi, sellepärast, et nii kui jääb väikene tükikenegi seda vähki inimese organismi, nii ta suureneb ja paljuneb ja ta eesmärk on allutada see organism. Ja selliselt, otse kui Jumal siis käitus ka patu ja pagan rahvastega selleks, et hoida seda elu, et hoida seda puhtust, et hoida seda pühadust, mis kuulus tema rahvale. Räägitakse kontekstist, ajaloolisest, kultuurisest ja religioossest kontekstist. Räägitakse sellest, et selline hävitus või meile tunduvad lausa massimõrvad või genotsiid, et see ei olnud Jumala täistahe, aga jällegi see oli midagi, mis asetus sellesse aega, võib-olla ka sellesse keelde, mida tolle aja inimesed mõistsid ja nii edasi. Ehk aeg ja kontekst. Teised on esile toonud seda, et Jumal kõnelebki selles keeles, mida mõistetakse, et viga on tõenäoliselt see, et kui me püüame tõsta neid inimesed, kes tollel ajal olid ja elasid, tõsta tänasesse aega ja ütelda, nad on samasugused nagu meie. Nad mõistsid samasugust keelt, nad tunnetasid asju samasuguselt. Ilmselgelt ei olnud see niimoodi. Ja et siis, et kas seda selliselt põhjendavad Jumala vägivaldseid tegusid, nad ütlevad, et see oli see keel, mida need inimesed tollel ajal vajasid ja mõistsid. Ja täna Jumal räägib teises keeles. See oli tähendusrikas tollel ajal. Tuuakse esile ka seda, mis on minu meelest oluline punkt selle teema käsitlemisel, et kui me võtame hea definitsiooniks meie lõputu ja piiritu heaolu siin maa peal. Ehk Jumal on hea,
siis kui ta garanteerib meile ühe lõputu ja piiritu heaolu meile siin maa peal. Et kui ta annab meile muretu, kannatusteta, küllusliku heaolu, et see Jumal on hea, siis sellise hea Jumala leidmiseks piiblist peaksime vähemalt pool piiblit välja viskama, eemaldama, väga palju kirjakohti ringi tõlgendama. Juba piibli alguses see hea Jumal tõotab esimestele inimestele, Eevale ja Aadamale valu, kannatusi ja needust. Selle patu tõttu, millega nad olid hakkama saanud. Ja kui meie tahame pidada Jumalat heaks, siis me peaksime seda tegema selles mõistes, et Jumal tegutseb igavese eesmärgi nimel, mille kaudu ta lõpuks siis meid oma headusega õnnistab. Ta ei tööta selle eesmärgi nimel, et sina praegu kindlasti oleksid oma suurimas heaolus. Tänu Jumalale, kui see niimoodi on. Aga see ei ole eesmärk omaette, vaid vahel mõni väga keeruline olukord on eesmärk selleks, et ta kord saaks sind õnnistada oma tõelise headusega. See, mis praegu toimub, on üks protsess. Ja osa protsessist on kõike muud kui hea. Vahel on see protsess väga valus, vahel on see protsess lausa väljakannatamatu. Aga jällegi, kui oluline on näha või mõista seda pilti selliselt, et Jumala eesmärk on midagi suuremat kui sinu hetkeline nauding või sinu hetkeline õnnetunne. Et loomulikult ma saan täiesti aru, ei rahulda ega lahenda seegi paljude jaoks lõpuni Jumala headuse küsimust, aga niimoodi visandamisi tõin esile, kuidas siis nähakse seda Vana Testamendi karmi Jumalat. Vana Testament ja Uue Testamendi näiline konflikt on olnud mitme teoloogi jaoks tõesti lahendamatu ja nad ei olegi suutnud kokku omavahel panna seda. See Vana Testamendi Jumal ja Uue Testamendi Jumal tunduvad otse kui eri jumalad ja selline õpetlane esimestest sajanditest kui Markion oli, kes siis hakkaski levitama sellist õpetust, et ongi kaks erinevat Jumalat. Vana Testamendi Jumal, keda ta nimetas demiurgiks, et tema on see looja, tema on see karm, see seaduse Jumal ja siis Uue Testamendi Jumal, kes sai ilmutatud Jeesuses Kristuses, tema on see armastuse Jumal. Ja neil ei ole väga palju omavahel midagi pistmist ja seega tema õpetus oli see, et Vana Testament tuleb kõrvale heita ja Uuest Testamendist tuleb võtta ainult see osa, mis ei viita Vanale Testamendile. No see Markioni õpetus kuulutati üsna pea kiriku poolt hereesiaks. Teate, see teema on nagu Pandora laegas. Ma olen sellega päris palju aega veetnud, kuulates, lugedes, mõtiskledes, kirjutades, kustutades, uuesti kirjutades, minnes ühte teed pidi ja teist pidi ja siit harupidi ja sealt harupidi ja loomulikult see on vaid väike osa, mis on tänasesse jutlusesse mahtunud. Ma jõudsin oma mõtete ja rännakutega hea ja kurja tundmise puuni, mis on mõnes mõttes ka loomulik rääkides Jumala headusest. Ja selle üle on arutatud, et miks see üldse halb oli, miks Jumal ei tahtnud, et nad tunneksid head ja kurja. Aga see on suur teema. On ilmselge, kui me vaatame, loeme piibli esimese lehekülge, siis tegelikult nad tundsid head ja kurja enne sealt puust söömist. Seepärast, et nad elasid lõputult Jumala headuses ja nad teadsid, mis on vale. Nad teadsid, mis on kuri. Nad teadsid, mis on mäss Jumala vastu ja see on see, kui nad söövad sellest puust. Aga see, mis juhtus, nad said kogemuslikult teada heast ja kurjast, kui nad olid teinud pattu. Ühe hetkega nad avastasid, et nad on alasti. Ühe hetkega nad avastasid, et nad on täiuslikust, terviklikkusest ja harmooniast tõstetud kuhugi, mida iseloomustab valu ja vaev. See sai nende jaoks kogemuslikuks. Nad said
Nad tahtsid seda headust ja kurjust otse kui ise teada saada või ise määrata. Nende jaoks oli vähe sellest, kui Jumal on see, kes defineerib hea ja kurja. Ja see on meie inimestena ka, et me tahame ise kuidagi defineerida asju. Ka Jumala headust me tahame ju ja natukene ka praegu püüame ise defineerida, et mis see siis tähendab ja milline ta ikkagi olema peaks meie arvates. See on see, mis me teeme, esitades küsimusi, et Jumal, miks sa nii teed? Või Jumal, see ei ole ju hea Jumala tegu. Nii et me püüame mahutada Jumala headust enda moraalse tunnetuse piiridesse. Ja kui ta sinna ei mahu, siis me paneme kahtluse alla tema headuse ja vahel lausa tema eksistentsi. Kui sa ei mahu minu arusaama, siis siin tõenäoliselt ei ole olemas. Kui me mõtleme kõigi nende kahtluste ja küsimuste peale Jumala headuses, et kuidas Jumal saab hea olla, kui see asi on siin maailmas ja see asi on siin maailmas, nii juhtub ja naa juhtub, siis on oluline küsida või vaadata seda küsimust ka sedapidi, et aga miks mina võin üldse olemas või elus olla? Miks Jumal lubab minul elada? Meid, kes me mitte kuidagi, isegi kui me arvame vastupidi, aga me mitte kuidagi ei kõlba Jumalale või sobi Jumalale vastavalt tema pühaduse standardile. Ta ei saa meid vastu võtta sellistena, nagu me oleme, sellepärast, et Jumala sõna ütleb, et me kõik oleme patused. Me kõik oleme ühel või teisel moel kurjad. Ja iroonilisel kombel on see just, milles inimesed Jumalat süüdistavad, on see, et nad ütlevad, et ta ei saa olla hea, sellepärast, et ta aktsepteerib või ta laseb siin elus elada kurjusel ja valel. Ja me ütleme, et aga mõni on nii palju kurjem minust ja on kindlasti. Aga jällegi võtta see Jumala standard, siis me keegi ei ületa seda ja selle loogika kohaselt peaks Jumal hävitamagi meid kõiki. Ja siin tuleb hoopiski see pilt sedapidi, et see, et kurjus eksisteerib maailmas, see, et Jumal lubab seda, see, et ta lubab ka minul elada, on tegu hoopiski Jumala headusega, Jumala pikameelsuse ja Jumala halastusega. Ta lihtsalt ei lase meil olla, vaid vastupidi. Ta aktiivselt on sekkunud meie ellu sedapidi, et ta on oma poja saatnud, ta on ohverdanud oma poja selleks, et me mitte lihtsalt ei eksisteeriks siin maa peal, vaid meil võiks olla võimalus elada igavesti kõige lähemas osaduses temaga, igaveses elus. Ta ei nõua, et me oleksime täiuslikud, sellepärast, et me ei ole seda, ta teab seda. Ta ootab, et me mõistaksime, et me oleme kadunud. Et me mõistaksime, et me vajame teda, me vajame Jeesust, et me anname oma parima, et elada tema tahte kohaselt. Sest see on ainus tee, kus me tegelikult, kus meie oleme tõeliselt rahuldatud, kus meie oleme tõeliselt õnnelikud, kui me järgime Jumala teed, tema tahet ja et me jagame seda armastust ka teistega. See on see, mida ta on meile pakkunud Jeesuses Kristuses. Ja osa saades sellest kogemusest ei ole meil keeruline öelda God is good all the time. All the time God is good. Jumal on hea kogu aeg. Jah, mul pole endiselt vastust küsimusele, miks Jumal hävitas maaelanikud veeuputusega või hävitas Soodoma ja Gomorra, miks ta käskis Iisraeli rahvaid tappa, kes jäid nende teele ja palju muud. Ma ei saa paljudest asjadest lõpuni aru, aga see, millest ma aru saan, see on see minu kogemus. See on minu kogemus, et Jumal ei hävita mind minu patu pärast, vaid ta on lasknud minu süü Jeesuse peale langeda ja Jeesus on maksnud selle eest. Jumal on hea. Loomulikult on kõik jutluse esimeses pooles toodud kahtlused selline osaga vaimulikust võitlusest, et me ei usuks Jumala headusesse. Ehk siis kõik need asjad tuuakse üles, et Jumal ikka ei ole hea, Jumal ei ole piisavalt hea, Jumal on selline ja selle eesmärk on see, et meid kahtlema panna. Ja ma loodan, et selle jutluse lõppeesmärk või mõju ei ole see, et sa kahtled rohkem. Küsimused iseenesest ei ole halvad.
sugugi ka sellel teemal küsida. Aga ma usun, et Jumal lõppkokkuvõttes tahab istutada sinu sisse vastupidi ühe uue usalduse, ühe uue julguse selles osas, et ma olen aktsepteeritud, ma olen vastu võetud, Jumal on minu poolt, ta ei ole minu vastu, ta armastab mind ja ta on hea. Kui me kahtleme Jumala headuses, siis on väga keeruline tõlgendada ja mõtestada väga paljudki meie elus. Ehk siis see, kuidas me tõlgendame, see tuleb meie enda vastu. Kui meis istub aga üks selline fundamentaalne tugev usk ja teadmine Jumala headusest, siis on meid samas väga keeruline kõigutada. Tulgu siis tormid, tulgu siis tuuled, üleujutused. Tuleb muidugi meelde Jeesuse tähendamissõna 2 majaehitajast ja selles kontekstis see vundament või kalju, mille peale see tark mees oma maja ehitas, oli Jumala headus. Et sa ehitad selle peale, et sa tead, et Jumal on hea. Ta on minu poolt. Ja siis võivad igasugused kahtlused tulla ja rünnakud, aga see kalju seisab. See on natuke sarnane ka laste kasvatamisega või ka pedagoogilises kontekstis, et keegi on ütelnud niimoodi, et distsipliin ilma suhteta mõjub hülgamisena. Ehk kui meil ei ole seda armastuse vundamenti, kui meil ei ole perekonnas ka seda hoolimise vundamenti, siis kui me distsiplineerime, siis see mõjub hülgamisena. Aga kui see toimub armastuse fooni pealt, see tähendab, et laps, keda korrigeerida ja laps, kes kasvab, kui ta on osa saanud ja kogenud armastusest, siis need keerulised kohad ja distsipliin mõjuvad ka teisiti. Armsad, kui Jumal ei oleks hea ja tema heldus ei oleks nii suur, nagu piiblis kirjutatakse, siis ei oleks mind, või kui ma ka isegi oleks, mul ei oleks mitte midagi teile öelda. Aga see, millest mul rääkida on see, et Jumal on hea. Isegi kui ma kõikidest asjadest aru ei saa. Aga lihtne on rääkida heast Jumalast, kui asjad on hästi ja ma julgen öelda, et minu elus suures plaanis on asjad hästi. Mul on armastav pere, mul on leib laual, mul on töö, mida ma armastan. Mul on kõik olemas. Aga palju keerulisem on seda teha siis, kui asjad ei ole hästi. Kuidas on Jumala headusega siis, kui meid, ma ei tea, viiakse Siberisse või kuidas on Jumala headusega, kui me vastu tehakse ülekohut või kui me vaevleme raske haiguse käes. Randy Alcorn kirjutab oma raamatus sellest, mis juhtus tema sõbra Ethel Harry'ga. Ja tal oli tehtud 2-kordne rinnavähi operatsioon ja 2 kuud hiljem avastasid arstid, et vähk oli edasi läinud ta organismis. Ja üks Harry sõber küsis temalt šokeerituna sellest uudisest, et kõik on edasi läinud, et mida sa nüüd Jumalast arvad? Ja Ethel Harry ütles selle peale, kui ma püüdsin seletada, mis mu vaimus on toimunud, sai see mulle järjest selgemaks. Jumal on mind selleks hetkeks ette valmistanud. Ta on mind toetanud viisil, mida ma pole kunagi varem kogenud. Ta on mulle saanud järjest reaalsemaks. Ta on saanud mulle järjest kallimaks. Ta on andnud mulle rõõmu, mida mul varem pole olnud. Ja mul pole vaja seda pingutusega otsida. See lihtsalt tuleb, isegi pisarate keskel. Ta on mulle õpetanud, et ta juhib mind igal teekonnal, mille ta valib ja ei jäta mind hetkekski üksi. Jumal on hea, hoolimata diagnoosist, prognoosist või hirmust teadmatuses elamise ees. Hingevaenlane tahab sind uskuma panna, et Jumal ei ole hea. Teda ei tasu usaldada. Jeremiia 29:11 ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand, rahu mõtted ja mitte õnnetuse, et anda teile tulevik, anda teile lootus. Armsad, see ei muutu. Isegi kui me alati elu keerdkäikudes ei oska näha tema headust või ei oska mõista seda. Psalmist laulab, ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Armsad, Jumala headus on nagu ookean, millel pole kallast. See on nagu mägi, millel pole tippu ja tee, millel ei ole lõppu. See ei ole kitsi, vaid see on pillav.
mitte vähene, vaid see on piiritu. Mitte vaevu, vaid ülevoolav. Mitte nõrk, vaid täiuslik. Ja kui üldse midagi saab olla sellest suurem, siis on see Jumala armastus. Kui sul on raske, hea sõber, Jumalat uskuda või tema headust uskuda, kui see on sinu jaoks midagi kauget, siis tõenäoliselt minu jutt lihtsalt ei pane sind uskuma Jumala headust. Ükskõik, kas ma räägiksin tund aega või mitu tundi. Tõenäoliselt ei tee seda ka ükski meeli liigutav lugu. Jumala headusesse usub see, kes on ühel või teisel moel maitsnud, kogenud. Maitske ja vaadake, et Jumal on hea, ütleb psalmist. Ja sa küsid, et kuidas ma siis maitsen seda? Kuidas see käib? Ja psalmist jätkab sealt edasi. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Anna Jumalale võimalus. Anna Jumalale ruumi oma elus. Otsi teda, otsi tema lahendusi, otsi tema tahet, otsi tema abi. Rakenda oma sinepi ivakese suurune usk, usaldades Jumalat, mitte ainult oma enese käerammu või mõistust. Ma lõpetan ühe looga pastorist, kes jutlustas kantslis ja jagas ühte traagilist lugu. Nimelt üks isa läks oma poja ja poja sõbraga paadiga merele. Lihtsalt sellist lõpusõitu tegema, aga nad ei arvestanud ilmaga ja kaldas päris kaugel olles algas ootamatult suur torm, ja see paat ei olnud päris nii suurte lainete jaoks mõeldud ja ühel hetkel laine käib üle paadi ja viskab mõlemad poisid vette. Ja see isa seal paanikas leiab ühe nööri, aga ühe nööri ja seal on 2 poissi. Ja ta pidi murdosa sekundi jooksul otsustama, kellele ta selle nööri viskab. Ja siis ta hõiab, kallis poeg, ma armastan sind, ja viskab köie naabripoisile või selle sõbrale ja tõmbab ta veest välja ja siis, kui ta uuesti köit hakkab viskama, siis ta näeb, et poiss oli vee alla vajunud. Ja ta tegi seda sellepärast, et ta teadis, et tema pojal on suhe Jumalaga korras. Ta on tuline, usklik poiss ja see sõber oli päästmata. Ja kui see pastor siis seda jutustas kantslis, pärast teenistust tuli üks noormees ta juurde, et teil oli hea jutlus, aga see lugu, mida te rääkisite, see oli natuke liiga palju, et seda ei saanud olla. Ükski isa ei teeks niimoodi. Ja siis see pastor ütleb, et teeks küll, sellepärast, et mina olen see poiss, kellele nöör visati. Ja loomulikult on see pilt, kui vahel öeldakse, et kuidas Jumal, kes on hea, sai teha seda, et ta nüüd inimeste pärast ohverdab oma poja. Võib-olla see lugu selgitab seda, miks Jumal seda tegi ja mida see tähendas tema jaoks. Armsad, Jumal on hea kogu aeg. Kogu aeg Jumal on hea sinu ja minu jaoks. Issand, tänu sulle, et sa oled hea. Ja ma panen praegu sinu ette meid kõiki, kes me kõik vajame rohkem näha sinu headust. Kes me kõik vajame mõista ja kogeda rohkem sinu armastust, sest meie piirame seda oma arusaamisega. Aita meil rohkem sukelduda sellesse sinu headusesse, sinu heldusesse. Aita meil rohkem olla ümbritsetud sellega, teadmise, selle veendumuse, selle usuga, et sa armastad meid jäägitult ja et me võime hommikul üles ärgates olla julged, et me võime õhtul silme kinni pannes olla julged, et me võime keset torme olla julged, et me võime keset rünnakuid ja vaenlase hirmutamise olla julged, sellepärast, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Issand, anna armu meile, kui keegi on praegu ahastamas, ma ei näe seda head Jumalat, ma ei kuule seda head Jumalat, ma ei tunne seda head Jumalat. Anna ennast kogeda ja ilmutada, et seesama inimene võiks peagi tunnistada seda, et ma olen kohtunud hea Jumalaga, kes on hea kogu aeg.
amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With your life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. selline oli virtuaaljumalateenistus 18. mail. Kui Jumal päevi kingib, siis järgmisel pühapäeval kohtume jälle. Aitäh täna, kes kaasa teenisid, ja aitäh, et sa olid täna koos meiega. Jumal on hea ja võtame vastu tema õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Pühavaimu nimel.